No nii, ma arvan, et võime alustada, et kui keegi liitub vahepeal juurde, siis liitub, et muidu peavad teised nii kaua ootama. Tere siis kaunist reedet minu poolt, mina olen Tiina. Mina olen Kaup24 võtmekliendihaldur. Tänasel koolitusel mina olen pigem tehniline pool, et mina siin siis lindistan ja jälgin, mis toimub, aga põhilise osa siis teevad Sten-Marten ja Gertrud. Tuletan siis meelde, et mikrofon hoidke palun väljas ja küsimustega on siis seekord natukene teistmoodi, et te võite küsimusi iga hetk kirjutada sinna chatti. Kui te näete seda, et ma kirjutan siia chatti kohe. Tere! Te võite sinna kirjutada neid küsimusi, aga me jooksvalt neid ei vasta, lihtsalt et hoida seda kogu fookust kõigi jaoks selle esitluse peal, kuna see on selline väga informatiivne täna. Et siis nendele küsimustele me hakkame siis pärast seminari vastama järjest ja muidugi võite küsimusi küsida ka otse siis. Aga siis ma arvan, et me võimegi alustada ja ma annan sõna nüüd Gertrudile. Tere, minu nimi on Gertrud ja olen ka siis võtmekliendi haldur Marketplace'is ja hea meel on siis teid vastu võtta meie selle aasta esimesel seminaril, et jaanuarikuu reeded on meil juba sisustatud ka koolitustega, et ka nende kutsed saate te peagi enda mailboxidesse, et liituge siis kindlasti. Ja eelmisel aastal me alustasime nende Friday seminaridega, et 2 tükki jõudsime teha, et kuidas siis müüa meie platvormil ja teine keskendus siis meie turundusplatvormile. Et need lingid me paneme ka kindlasti siia lõppu, et kui teile tänane koolitus siis meeldib, et siis kindlasti jätkake kohe YouTube'is ka teiste koolituste vaatamistega, et kõik lõpuks on kui üks tervik ja kõik need teadmised tulevad kasuks siin platvormil. Aga kui tänase koolituse juurde tulla, siis ma arvan, see on meie võtmekliendihaldurite töös üks kõige enim küsimusi tekitav teema, et kuidas siis ikkagi need rahad laekuvad Kaup24 poolt teie kontodele, mille eest te raha saate ja kui palju ja mis kõik need aruanded tähendavad, mida te saate. Et kui nüüd siin tänasel koolitusel jääb ikkagist mingi teema õhku teile, võib-olla ei saanud täpselt aru ja tahaksite rohkem küsida, siis võtmekliendihaldurite poolde võitegi pöörduda nendes küsimustes, et me paraku raamatupidajat e-maile niimoodi välja ei jaga, et kõik rahalised küsimused siis käivadki läbi meie. Ja täna siis, kes meiega veel ei olegi kohtunud, siis kõik nimed ja näod nüüd näete ära ja siis võite julgelt meile kirjutada, helistada küsimustes ja siis lõpus muidugi vastame ka küsimustele, kui neid tekib. Aga annangi siis sõna Sten-Martenile, kes siis on meie 3. võtmekliendihaldur ja tema siis teebki täna asja võimalikult selgeks teile ja kohtume siis jälle küsimuste voorus. Tänud, Gertrud. Proovime võimalikult kõik selgeks teha ja siis käib ilusti ja kõik on hästi. Ma alustan kõigepealt väikese soovitusega, et esimeste paari-kolme slaidi puhul, tegelikult võite ka terve selle esitluse jooksul hoida seda lahti, aga võtke palun Marketplace'i süsteem võtke lahti, ehk siis suppliers.tigu.lt. Äkki Gertrud või Tiina saavad siin selle kiire lingi panna siia chati ja põhjus on lihtsalt see, et nagu siin esitluse peal teises punktis näete, on siin väike rida, et mida või mis peaks olema kindlasti täidetud, ehk siis maksete informatsioon ja selleks, et üldse kõiki rahasid ja asju hiljem kätte saada, arveid kätte saada, siis seal on esiteks on e-maili aadress ja on ka siis kontonumber ja panga nimi. Aga kohe jõuame selleni täpsemalt. Eks lihtsalt mõtke taustal endale kas siis kõrvale aknasse või teisele ekraanile endale see ka lahti, kui võimalik. Kui ei ole, siis saate ka pärast sellega tegeleda. Aga hakkame otsast pihta ja ma arvan, et selline
üks ka veidi nii-öelda vahepeal segadusi tekitanud teema on need arved, mida meie välja saadame. Et arved peaksid olema teieni alati jõudnud iga kuu 10. kuupäevaks. Ja seda saate kõik näha ka muidugi finance sektsioonist, samast marketplace'i süsteemist, suppliers.figo.nt, et jälgida kõiki arveid, mis siis Läti, Leedu või Eesti poolt on teile tulnud. Iga riigi teenuste eest tuleb eraldi arve teile ja seetõttu seal My Accounti alt, milles addresses and contacts ning payment information, seal on siis 3 vahekaarte, siis LV, LT ja EE, kus on teil vaja ära märkida kõikide erinevate riikide siis alla need e-mailid ja pangakontod. Tiina võid ma arvan järgmise slaidi panna, kus on siis see näide olemas. Siin on ka näha, et vasakul rippmenüüs on siis My Account, sealt on siis järgmine klikk üleval on keskmine aken on see addresses and contacts ja Läti, Leedu, Eesti, kõik 3 tääbel nagu eraldi. Ehk siis sinna alla, kus on email for invoices, company's bank accounts ja bank name, ehk siis need 3 on vaja ära täita. Selleks, et saaksite nii arveid meie käest kätte kui ka siis rahasid, mida kindlasti kõik ju ootavad ja sellepärast me siin ei ole. Me hea meelega maksame need rahasid ka välja. Aga lähme konkreetselt nende arvete juurde, mida me välja saadame ja need on täpsemalt 2 tükki. Üks on siis algusega MP, siis faili nimed ja teine on siis MPC. Ühte peab maksma, teist ei pea maksma. Ja MP algusega siis sinna lähevadki, sinna arvesse me paneme kõik kuutasud, logistika ja siis selle laoteenuse tasud. Üldiselt on siis 1 euro per tellimus ning kõik muud ka lisateenused, ehk siis tõlke, turunduse, reklaamiteenused. Et need lähevad siis ühte arvesse, nende koonduna erinevate arveridadega. See siis tuleb teil ära tasuda. Ja kui te siin see 14 päeva hakkab siis jooksma sellest hetkest, kui me selle arve genereerime, siis võib-olla saate selle vahepeal 5. kätte, 5. kuupäeval võite saada hiljemalt siis 10. nagu ma eelmises slaidis juba ütlesin. Ja teine arve, mille me siis välja saadame, ongi siis MPC, faili nimega arve, see on siis komisjoni tasu. Et seal on ka arve peale eraldi veel kirjas, et seda ei ole vaja maksta, sest see on juba tasutud sel hetkel, kui klient teeb teil selle tellimuse. Ehk siis me võtame automaatselt komisjoni tasu juba maha ja see on siis juba makstud arve. Aga lihtsalt selleks, et raamatupidamises oleks teil kõik korras, siis saadame selle tagant järgi kõikide tellimuste kohta ühe arvena ning saate ilusti seal nulli märkida. Nüüd julgelt panen veel südamele teile, esitage siin küsimusi, ma hetkel veel ei näe. Mul ei ole siin vähemalt tulnud ühtegi seda notification, kas on küsimusi tulnud või mitte, aga nii pea kui selle teema kohta on küsimus ja ma arvan, või ma loodan, et peaks vähemalt olema, siis kindlasti pange kirja. Nii, aga need samad arved, mida meie siis esitame, kõiki saate näha Finance'i sektsioonist, nagu ma eelnevalt juba mainisin, ehk siis vasakul pool rippmenüüs, kui olete seal suppliers.figo süsteemis, ehk siis marketplace'i süsteemis, siis invoice'id alt näete kõiki arveid, mis teile on esitatud. Nii komisjoni arveid kui ka siis kuutasu ja logistikatasu arveid. Saate erinevate kriteeriumite järgi neid sorteerida ja filtreerida. Siis siin on pikk loetelu riigi arve numbri kuupäeva, makseoleku, võla ja maksekuupäeva ja muude selliste järgi. Et paar sellist põhilisemat asja siin pildi peal tõime ka välja, et see MPC näiteks, seal ongi siis see MPC on kirjas, ehk siis komisjoni tasu arve, pluss seal on siis EE, ehk siis kus riigist see on tulnud. Seal võib olla siis ka LV või LT. Siin kevade poolest peaks olema siis ka Soome arved, see on samas hulgas, aga vaatame seda, kui sinna märtsisse jõuame enam-vähem. Nüüd payment staatus, seal siis näetegi ära, kas teil see arve on juba tasutud või mitte. Ehk siis kas unpaid või paid on see staatus ning
ning paremal pool seal invoice'ide kõige viimanel paremal pool lahtel on siis võimalik alla laadida teil raport ehk siis Exceli raport selle arve kohta või siis kogu see PDF failis arve ise. Üks asi, mis ma mainin, et ühtegi arvet tegelikult müüjad Kaup24-le ei esita. Ehk siis meie teie käest ühtegi arvet ei saa ja kui te üldse arveid teete, siis teete need lõppkliendi jaoks. Et lihtsalt selle mainin siia veel kõrval ära, et vahepeal selle marketplace'i loogikast või üldse kogu struktuuri toimimisest on vahepeal mõni müüja lihtsalt teisiti aru saanud, siis on nagu täitsa okei, et kes ei ole varem näiteks marketplace'iga kokku puutunud, siis võibki arvata, et meie justkui ostame teilt tooted, aga tegelikult ostavad lõppkliendid teilt tooteid. Siis sellepärast neile ühtegi arvet ei esita. Nii, aga koos arvetega me saadame välja ka fee reportid, selline detailsed raportid, kus saate näha kahte erinevat informatsiooni. Üks on siis logistika raport ja teine on siis komisjoni raport. Et logistika raporti, ütleme, see on üks ja sama raport, aga lihtsalt kaks erinevat tääbi, mida saate siis avada selles ühes failis. Ning cross-docking fee reportis see peaks olema ka siis, ütleme, nendele müüjatele, kes tarnivad siis otse lõppkliendile ise, mitte siis läbi meie ladude, vaid otse enda laost lõppkliendile kätte. Et siis nende kulleri teenused on ka sinna kirja pandud. Kui üldiselt need, kes kasutavad meie laoteenuseid või tarneteenuseid, siis seal peaks olema see 1 euro kirjas. Komisjoni tasudel samamoodi, seal saate näha täpselt komisjoni tasu, kui palju on tellimuse kohta võetud ning tellimuse number ja et saaksid jälgida kõike seda infot. Nii, aga lähme edasi nüüd selle arvete allalaadimise juurde, ehk siis, et kõik arved, ütleme siis müügiarved, mida näiteks meie teie eest genereerime, et lõppklient saaks ka endale selle arve ikkagi kätte, näete orderist alt ehk siis tellimust alt. Seal on eraldi selline koht, kus saate kuupäevad valida, see invoice date from ja invoice date to, et siis vahemikku, mis vahemikku arveti tahate kätte saada. Seal on võimalik aktuaalse kuupäeva järgi ära filtreerida. Ja et kõik arved saate siis alla laadida järgmisel slaidil näidatud kahe, ütleme siis nupuka sealt, ehk siis download invoices annabki teile kogu selle arvete hulga siis zip failina ja seal tulebki siis PDF vormi, kus kõik need failid. Ehk siis selles vahemikus, mida te siis eelnevalt slaidil näite, seal vahemiku olite pannud tähendab. Ja parempoolne export invoice report, siis saate täpsema sellise raporti siis Excelis ka kätte. Nii, aga ma arvan, et see on nüüd sellise kõige põhilisem slaid, miks väga paljud müüjad täna sellele webinarile tulid, sest raha tahavad ju kõik saada ja me oleme lahkelt nõus seda ka välja maksma, kui on tellimusi, sest et kui on tellimusi, oleme meie õnnelikud, olete teie õnnelikud. Et 2 korda kuus maksame raha välja ning periodic report ongi siis see, mille alusel me seda välja maksame. Iga kord, kui saate ka raha, saate siis reporti või siis vastupidi, et üldiselt ikkagi hommikul saadetakse välja periodic report ja siis samal päeval teate, et raha on ka peatselt jõudnud teieni. Kas on juba siis Läti, Leedu või Eesti poolt teele pandud ja pank võib siis, pank peab teile selle kinnitama ja saate selle raha kätte. Aga rahasid me maksame välja completed staatuse järgi. Completed staatus on see, et tellimus on justkui nagu lõpetatud ja klient on selle kauba kätte saanud. Mitte tellimuse tegemise kuupäevast või siis, kui te
selle meie kätte tõite, vaid siis, kui reaalselt klient on selle raha kätte saanud. Ja nagu ma ütlesin, et raha maksame välja 2 korda kuus, on siis kuu alguse poole ehk siis 5. ja veidi kuu lõpu poole ehk siis 20. Nüüd nagu siin võite ise juba lugeda, et kui tellimus jõuab completed staatusesse, ehk siis see klient saab siis selle kauba kätte, kuu esimeses pooles ehk siis vahemikus 1. kuni 15. kuupäev, siis raha saate järgmise kuu 5. Toon näiteks detsembris, võtame siis sedapidi, et novembris oli teil näiteks tellimus, tõite selle meie kätte ära, mõned need protsessid läksid siin edasi, kaup jõudis vahepeal lõppkliendini näiteks 4. detsembril, ehk siis selles vahemikus 1. kuni 15. Nüüd raha saategi selle eest kätte järgmise kuu 5. ehk siis 5. jaanuaril. Samamoodi on ka siis selle teise väljamakseperioodi puhul, et kui completed staatusesse jõuab tellimus vahemikus 16 kuni 31, siis raha saate järgmise kuu 20. Nii et need on need standardi järgi kaks sellist väljamakse kuupäeva, mis on veidi kõige sellisem, ma arvan, optimaalsem, et raha saate siiski päris tihti kätte ja ei ole sellist väga pikka nagu ootamist. Siin on väike ülevaade, kus kohast need üldse rahad laekuvad, kuna kõik raamatupidajad erinevatest riikidest kannavad tellimuste kohta siis rahasid eraldi, siis Lätist või Leedust saate sellised ettevõtted nagu UAV Pigu, Lätist saate Pigu Latvia SIA ja Eestis on siis TLB Trading OÜ. Need kolm ettevõtet, sealt saate siis tellimusi, siis saate kõikidelt 2 korda kuus peaksite saama raha või väljamakseid. Väike ülevaade veel raportidest, mida me välja saadame, et seda infot võib tunduda teile palju, kui te siin jooksva kuu lõikes võtate, sest et me saadame raportid välja iga päev. Näiteks kui teil ongi palju tellimusi, siis me saadame eelmise päeva tellimuste kohta selle daily reporti välja. Samamoodi on see periodik report, millest ma just ka rääkisin, et mille alusel siis väljamaksed toimuvad ja fee reportis on kord kuus. Et saate veidi täpsemalt ja lähemalt lugeda siin lisa, mis nad kõik on, aga üldiselt ma vist vähem üritasin nagu ära katta, et oleks infoga nii-öelda kuuldes on teie. Nii, aga nüüd see ongi siis eelmise päeva raport, ehk siis see pole tegelikult kui põhiraport, et see tuleb igapäevaselt info, et saaksite rohkemate tellimuste puhul nagu jälgida ennast kursis hoida, mis tellimused on tulnud ja ütleme siis, kui päevas võibki tulla mõnel müüjal siin, ma ei tea, 30-50 tellimust näiteks, väga suurtel müüjatel, siis sellega on hea ennast kursis hoida, et kõik oleks jooksus ja jooksus kenasti. Et pigem jälgiga lihtsalt periodik reports ja fee reports, et kõige õigem info saada. Nii, moodi. See on ju väike selline piilumine meie uuendusse, mida me ka ise ootame, siis müüjatele kogu selle asja ikkagi läbipaistvamaks ja loodetavasti see uuendus siin peatselt jõuab ka teine, ehk siis dashboardi alt vasakut menüüst on siis transactionsi nupp, kus näete siis kõiki asju, mis on seotud, kogu infot, mis on seotud väljamaksetega. Ehk siis tulevad väljamaksed või eelnevad väljamaksed. Et ma ei hakka seda praegu siin lahkama, et mismoodi see toimub, sest tegelikult ise ei ole seda saanud kasutada ega otseselt näinud, et see ongi ainukene pilt, mis meile on veel saadetud, aga loodetavasti on meil juba rohkem infot ja kui see uuendus tuleb, siis saame seda infot ka teile jagada, kuidas seda kõige paremini või tõhusamalt kasutada. Üldiselt siin on lihtsalt näidatud, et millal need väljamaksed tulevad, mis summas ja näetegi siis eelnevaid makseid ka ja kõik on siis erinevate riikide kohta, et seal, kus müüte. Nii,
see on nüüd siis sama periodic report, mille järgi me väljamakseid teeme. Ja see on suhteliselt, tegelikult on piisavalt nagu detailne, et saaks täpselt sellise vajaliku informatsiooni kätte. Panime siia selle pildi väikese sellise ühe lisareaga, mis võib juhtuda, aga loodetavasti ei juhtu, sest me kõik tahame, et tagastus oleks võimalikult vähe. Ehk siis see sama depth of previous period, alustagi kohe sellest, see on nagu võib-olla tõmbab kõige rohkem tähelepanu sinna, -606 eurot, et mis see võiks nagu tähendada. See ongi siis selline olukord, kus näiteks eelmisel kuul tuli nüüd tellimus, kõik läks justkui hästi, me maksime raha teile välja ja nüüd, kui te olete selle raha kätte saanud, siis pärast seda otsustas klient selle tellimuse tagastada. Nüüd, kuna me peame selle rahaga kliendile tagastama, eks ole, et tal on see õigus raha tagasi saada, siis järgmisel kuul meil pole mõtet hakata teil jooksma, et palun katke see raha nüüd tagasi, see edasi, pole lihtsalt mõtet seda teha, siis pigem me lihtsalt võtame selle järgmise kuu maksest, võtame selle raha nii-öelda tagasi maha, sest seda tellimust klient ei tahtnud või seda toodet tagastab selle ja teie saate lõpuks ka toote tagasi. Ehk siis selle eest tulebki selline depth of the previous period rida, et ärge kohkuge. See ei ole lihtsalt sellepärast, et me heast tahtest tahame teilt rohkem raha võtta, kui oleme kokku leppinud. Et see ikkagi üldiselt põhjusega. Muidugi võib tekkida ka siin IT poolt mingisuguseid väikseid errorid või valearvutusi, et siiski võite alati üle kontrollida ja kui tundub, et see võiks olla nagu kahtlane, et siis andke meile teada, et IT-süsteemid ei ole alati 100% perfektsed, et siis saame seda enda raamatupidajate ja osakondadega siin kontrollida ja vaadata üle. Aga siit peaksitegi nägema, et transfer sum on siis see summa, mille me teile välja kanname. Ehk siis antud juhul 104 eurot 33 senti on see, mille siis müüja sai või saab endale teatud pangakontole, mis on siis märgitud sinna My Accounti alla seal süsteemis. Tegelikult korra, mine tagasi selle slaidi peale, eelmise slaidi peale, ühe asja mõnin veel, et ütleme see periodic report, mille te saate sel päeval, kui makse tuleb teieni, on siis üks raport ja teine on siis fee report. Ehk siis, kui on varem tekkinud ka küsimus, et fee report ja periodic report, et need ei kattu, siis tegelikult need ei peagi kattuma. Et see fee report, ta kuvab kõiki eelmise kuu tellimusi, aga vahepeal, kui on midagi muutunud, midagi juhtunud, siis see võibki, näiteks on tagastusi ja siis sellepärast need arvud alati ei pruugi klappida. Ehk siis, kui te tahate teada, kui palju see raha eelmise perioodide eest saate või olete saanud, siis jälgige seda periodic reporti. Lihtsalt väike info juurde. Aga läheme edasi selle käibemaksu ja OSS-i teemadele, mis tekitavad ka päris palju segadust, et võib-olla isegi mitte segadust, aga palju küsimusi ja ka meile endale. Kuna me ei ole raamatupidajad ametilt, pole vastavat koolitust saanud, siis ei julge nagu väga palju sellest siin rääkida. Ehk siis on alati teil küsimusi kõikide selliste käibemaksu teemade kohta, siis teie enda raamatupidajad peaksid andma teile kõige õigemat infot, et nad peaksid olema ikkagi kursis. Muidugi, kui on seoses Kaup24/20 või Tigu selliste teemadega, et meie esitasime neile käibemaksuga arve, mis ei oleks pidanud olema käibemaksuga või vastupidi, iganes need seosed saavad olla, siis kindlasti kirjutage meile, suuname selle edasi ja proovime sellega tegeleda. Aga üldiselt käibemaksu teemad ikkagi proovige enda raamatupidajaga esialgu selgeks teha ja siis suhtleme juba edasi. Aga kui te peaksite näiteks muutma seda ettevõtte staatust, ehk siis olete mitte käibemaksukohuslane ja muudate ennast käibemaksukohustuslaseks, siis andke kindlasti meile teada, et me saaksime süsteemi märkida teie käibemaksunumbrid ära. Edaspidi kõik arved, mis saate või mis te teete siis läbi meie või teete ise, siis oleks seal käibemaks ikkagi erasti märgitud.
väike selline ülevaade ka kõikidest protsentidest, mis siin meie lähiriikides on, kellega me toimetame või kus riikides me müüme. Et saate ka üle vaadata, et see on siis seoses selle OSS-iga, et kui teil on müügid üle 10 000 eksportmüügid on üle 10 000, siis peaks vist olema OSS võetud kasutusele. Nagu ma ütlesin, ma ei ole raamatupidaja, aga keegi meist ei ole kliendihalduritest, nii et ma ei ole kindel, kas see on kohustus või see on soovitus, et ma ei ole seda veel nii palju uurinud, aga jah, see sama teema, millest rääkisin, et seda pigem peaksid teie raamatupidajad ise nagu teadma kogu seda OSS-iga seotud protsessi ja kuidas seda deklaratsiooni ja kõike seda poolt teha. Aga suures pildis see on lihtsalt siis, nagu siin kirjas on ka, süsteem, mis võimaldab müüjatel, kes müüvad teatud kaupu või teenuseid, müüa siis vastava riigi käibemaksuga põhimõtteliselt, kui mul on õigus. Ega paar punkti välja toodud selle OSS-i kohta, et kellele see võiks olla kasulik või kes seda peaks kasutama, siis need peaksid kasutama OSS-i. Lihtsalt väike selline tähelepanu punkt, et uurige ka ise, et kui te ei ole veel ise sellega kursis, kui te ei ole sellega tegelenud ja teil on tegelikult käive ületab juba üle 10 000, siis ma soovitan igaks juhuks vaadata see asi ka üle, et oleks ikkagi korras ja nõuksus. Ja veel üks said OSS-i kohta, see on päris suur ja tore teema. Ma ei hakka seda, ma arvan, kõike siin läbi lugema, et teile ette lugema. Jätame korra selle slaidi võib-olla, et inimesed saavad lihtsalt ise selle kiirelt silmadega üle lasta ja nii. Aga kõige sellised enam esinenud küsimused, et nüüd siin Gertrud ja Tiina võite mulle vabalt appi tõtata, kui siin mõni vastus tundub, et tahaksite täpsustada või täiendada. Et ma hakkan kuskil kohast pihta enda vastuse korraga ja siis vaatame jooksnud, kuidas see läheb. Et miks erineb perioodiliste maksete aruandes näidatud komisjoni tasu summa arvest komisjoni tasu eest? Ehk siis see ongi see, et kui teil tekib näiteks tagastusi, siis võivad need komisjoni tasud veidi sassi ajada. Et siis see on see põhjus, miks seal aruandes on need veidi erinevalt kirjad. Gertrud, ma mäletan, et sa eile, kui me käisime selle läbi, siis sul oli väga hea seletus, et sa võid vabalt eirida, aga need on vabad käed. Et miks erineb perioodiliste maksete aruanne komisjoni arvest? See sama esimene, jah? Jah, see sama esimene. Et kuna esimene FI-raport tuleb koos arvetega, siis ta võtab kokku terve eelmise kuu, ehk siis logistikateenused, cross-stocking ja komisjon. Nüüd perioodikal, ehk siis see perioodiline maksete aruanne võtab nüüd kokku completed staatusega arved. Ehk siis FI-raportis jooksevad sisse kõik liikumised, mis toimusid, aga perioodilises on siis juba lukku läinud tellimused ainult. Et sellepärast erinebki see arve, mis teile kuni 10. kuupäevani saadetakse ja perioodikali aruanne, sest et välja makstakse siis tegelikult nende tellimuste summa, mis jõudsid siis completed staatusesse, aga see FI-raport ei kuva teile tellimusi, mis on siis completed staatuses. Et natukene ongi vaja süvenemist, et kui te saate need esimesed 3 asja endale kätte arvet, emailile MP-arve ja MPC-arve ja FI-report, siis 5. te saate ka esimese payment reporti ja seal on nii või naa ainult 1. kuni 15. kuupäeva maksed, ehk siis nii või naa ei klapi need asjad.
ja siis järgmisel 20. kui teil tuleb järgmine laekumine, siis te saate liita jah, 2 payment reporti kokku, aga see ikkagist võib erineda siis sellest summast, mis tuli fee reportis, sest et fee report ei arvesta siis seda, kas kaup on kliendile kohale jõudnud või mitte. Ilus. Pane tõletus siuke väga detailne. Aitäh, Gertud. Loodan, et kõik said enam-vähem selle mõtte nii selgeks. Et muidugi esimesed korrad, kui seda vaatate ja võrdlete, siis ei pruugi kohe aru saada, aga väike süvenemine, siis sellest läheb juba lihtsamaks. Aga nüüd see teine küsimus, et miks on komisjoni tasus suurem kui ette nähtud protsent, siin võib olla kaks erinevat asja. Kui on näiteks tellimuses rohkem kui ühe kategooria tooteid, mis on siis erinevate protsentidega, et kuna siin kosmeetika on näiteks erineva protsendiga, kui on autolehvid või mööbel, siis kui klient tellibki kõiki neid 3 või 4 erinevat kategooriat, siis need protsendid võivad olla seal 5, 10, 15 või 25%. Siis võibki tunda, et see protsent on justkui suurem mingite toodete eest, kui te seal raportit näiteks vaatate. Teine teema võib olla see, et kui toode on hästi odav, mis vastupidiselt hästi odav, siis näiteks 1 eurone toode, meil on kokku lepitud küll, et see komisjoni tasu on näiteks siin 15%, ehk siis 1 eurost me võtame 15% pluss käibemaks, ehk siis 18 eurot, eks ole, siis tegelikult me võtame selliste väikeste tellimuste eest minimaalselt 25 senti komisjoni tasu. Et see on igal juhul minimaalne. Kui selline juhtum tekib, siis olete ka teadlikud. Et me pigem siis soovitame selliste väikeste toodete puhul, et kas teete siis näiteks komplektid sellest tootest, et saate toote hinda veidi suurendada, et ei oleks päris 1 eurone tellimus või 1 eurone toode seal müügis või siis tõstate siis toote hinda, kui turg lubab, et kui konkurendid ei ole seal ees samade toodetega ja see hind on ikkagi selles piiride sees. Kuidas tundus, Gertrud? Oli okei? Ja sul käis läbi ka korras, aga rõhutame veel, et vahest vaadatakse, et miks võeti rohkem komisjoni tasu, kui meil on need kokku lepitud, et meil on 15%, aga teie võtsite 18%. Ma korra kuulsin, aga et korra veel rõhutada, et komisjoni protsendile tuleb juurde käibemaks. Just. Et oleks igaks juhuks selge. Ehk siis me võtame käibemaksu ka tootesummast, me võtame enda protsent pluss käibemaks. Siis nagu ma tõin näite, et see 1 eurone tellimus, teeme siis 100 eurose tellimuse puhul, kui meil kokku lepitud komisjoni protsent on 15, ütleme siis lepingu järgi, see ongi see 15 pluss kõmm, ehk siis 18% ja me võtame sellest 100 eurosest tellimusest koos käibemaksuga, siis eks ole. Oleks see ka täpsemalt selgitanud. Ja vahest võib juhtuda, et saate raportid kätte ja näete näiteks, et tabelis me näitame ikkagi seda protsendinumbrit, milles me oleme kokku leppinud, et ilma käibemaksuta, aga vahest te olete kokku leppinud, et 15% ja siis te näete, et seal on näiteks 20%. Siis see võib olla tehniline probleem, võib-olla ei ole teile mõnda kategooriat määranud, siis võite jälle meile kirjutada, et näete, et meil on tegelikult kokku lepitud 15, aga minult on võetud 20. Et siis teil on jäänud lisamata mõni kategooria võib-olla, et ta arvestab siis automaatselt baasprotsenti. Just. Ehk kui teile tundub, et teil on ülekohut tehtud, siis andke meile teada, et saame sellega siin tegeleda ja rääkida raamatupidajate ja enda siin teiste kolleegidega, kes teid registreerinud siia on. Aga järgmine küsimus, miks jäetakse alles enam kui 10 eurot siis, kui tellimus tagastatakse? Nagu ma loodan, et kõik on selle lepinguga, kui te siia süsteemi hakkasite tulema, ikkagi tutvunud, et kui toimub tagastus, siis on 3 tegelikult ütleme 3 varianti, mis võib juhtuda. Et on tagastus, mis on meie tõttu, ehk siis kui on toimunud näiteks duplikaattellimus või me oleme
oleme siin selle, ma ei tea, toote näiteks meie laos on kuskil ära kaotanud või kullerfirma on sellega midagi teinud, et siis me tagastame selle komisjoni tasu, tagastame 100%. Ehk siis teie ei kaota selle tellimuse pealt, selles mõttes midagi. Nüüd, kui on teie poolt tekkinud selline mingi probleem, et olete saatnud kliendile defektse toote või vale toote, vale värvi, siis meil on õigus 0% teile seda komisjoni tagastada, kui klient ei ole selle tootega rahul. Ma räägin nüüd puhtalt siis tagastuste teemast, et kui tekib see tagastuse protsess. Ja kolmas variant on siis see, et kui klient lihtsalt tellib selle toote, vaatab, see ei sobinud mulle, lihtsalt tagastab ilma mingisuguse mõjuva põhjuseta, siis lepingu järgi, nagu ka lepingus on kirjas, võtame 50% või kuni 10 eurot siis toote kohta. Ja nüüd sellest siis see küsimus, et miks jäetakse alles enam kui 10 eurot, ongi siis selle tõttu, et me võtame toote kohta, mitte kogu tellimuse eest. Ja siis oletame, et kui ühes ostukorvis oli näiteks 3 toodet ja klient otsustab tagastada kõik need 3, siis me võtamegi 30 eurot, kuni 30 eurot selle kogu nii-öelda tellimuse eest. Siis võtame, siis jätame endale, mitte nagu ei võta. Ehk siis see on nagu see, ma loodan, et ma seletasin piisavalt nagu arusaadavalt. Mulle endale tundub väga loogiline, kui ma seda kõik ütlen, aga võib-olla siin uuemad müüjad või kes jääb rohkem, kui väga palju sellega kokku puutud, siis tundub nagu, et mis ma siin räägin. Et pange siia kohe küsimus kirja. Kui tundus, et see oli veidi segaselt seletatud, siis kirjutada Riina ikkagi proovima vähe paremini selle teile lahti mõtestada. Andke märku sellest. Saame pärast uuesti üle vaadata. Aga lähme praegu nende küsimustega edasi. Miks ma ei saanud oma makset ette nähtud väljamakse kuupäeval? Ütleme, seal on neid põhjuseid vähe rohkem. Ehk siis tegelikult võib isegi olla kuni 4 või 5 põhjust. Et üks on see, et näiteks Läti-Leedu maksed, mis tehakse, siis pangad lihtsalt kinnitavad, või selle kinnitamise protsess võtabki veidi kauem aega. Et see võibki anda selle pluss 1 või 2 päeva juurde. Et üldiselt me ikkagi üritame selle 5. või 20. välja maksta, aga see pluss-miinus paar päeva või kuni paar päeva, see peaks olema selline maksimumaeg, et ikkagi raha peaks kenasti kätte saama. Teine variant on see, et kui teil ei ole seal andmeid kirjas, seesama esimene slaid, kui mina alustasin seda esitlust, siis seal My Accounti all, kui seal ei ole andmeid, näiteks teie meiliaadressi, ei ole pangakonto infot, siis seda raha te lihtsalt seetõttu ei saa. Kui te nüüd lisate selle raha või lisate selle info sinna, siis eelmise kuu näiteks rahad saate siis järgmise väljamaksega kõik koos. Ikkagi maksame tagant järgi kenasti ära, aga me ei tee vahepeal näiteks makseid, et 13. nüüd ootate, et tuleks teile makse siin kuu keskel, aga ei tule, et siis pigem maksamegi 20. selle välja, et oleks kõik selline üks tegeline. Kolmas variant või juba 4. läks järgi veidi käest ära, aga kui teil pole sellel perioodil tellimusi tulnud, õigemini, kui teil pole sellel perioodil completed staatusesse jõudnud isegi tellimus, siis polegi teil raha sealt mõtet oodata. Et siis me raha selle eest välja ei maksa. Ja kui 4. siis või 5. üks 2. põhjus on siis see, et kui väljamakse kuupäev langes siis nädalavahetusele või riigipühale, siis me maksame välja järgmisel tööpäeval. Et kui see 5. kuupäev näiteks langebki laupäevale, siis 6. on pühapäev ja 7. on näiteks esmaspäev, siis maksamegi selle raha välja esmaspäeval, 7. kuupäeval. Tundus vist, et sai kõik punktid kaetud, eks ole, selle küsimuse kohta. 5. küsimus siin selles listis, et mida teha, kui maksin kõik arved ühe tellimusega ühele kontserni ettevõttele? Polegi midagi teha, me kasutame seda järgmiste arveste ettemaksuks või eelmiste võlgade katteks. Kui teil on midagi varasemalt jäänud tasumata, mõni kuutasu või logistikatasu, siis me lihtsalt maksame selle ära või kui kõik oli senimaani korras, siis kasutame seda edaspidi ettemaksuks.
aga peate lihtsalt need kanded ikkagi tegema arve põhjal või vaadatud seda arvet ja sellele riigile, kus kohas see arve nagu teile tuli või kus kohas te saadeti teed. Et kõik riigid toimuvad meil ikkagi eraldi ja me ei tohi omavahel ühtegi makset siin selles mõttes vahetada. Et see on ka põhjus. Kuues küsimus, eks ole. Millal arved, mille Kaup24 genereerib müüja eest, muutuvad müügitõestuseks? Nüüd see on seesama teema, millest mida ka väga paljud müüjad minu käest on ikkagi küsinud, et need arved, mida meie saadame, te peate ikkagi enda raamatupidamise süsteemi ise üles laadima ja deklareerima ka need ise. Et meie saadame lihtsalt teile nagu edasiseks töötamiseks. Ehk siis meie neid teie eest ei deklareeri, ega meie seda teha ei saa. See ongi see, kus teie raamatupidajad tulevad mängu, kui te saate kõik need arved kätte, siis te saate need üles laadida või deklareerida süsteemides ja Gert, tahad täpsustada midagi? Okay. Ja viimane siis, et miks ei klapi Kaup24 süsteemi ja müüa andmed maksmata arvete kohta. Ehk siis võib tekkida olukord, kus meie info järgi on teil maksmata näiteks üks arve, aga teie ütlete, et teil on juba see arve makstud. Siis me toimetame sellise skeemi järgi nagu FIFO, ehk siis first in, first out. Et kui teil on mõni varem arve, mis on jäänud näiteks tasumata ja te maksate, ja tuleb näiteks uus arve ja maksate selle uue arve ära, siis me tegelikult selle summaga me tasume esimesena selle vana arve, mis on nagu õhku jäänud või maksmata jäänud ja justkui see uus arve jääb seal süsteemi mõttes nagu tasumata. Ehk siis sellepärast võibki teile tunduda, et kui te vahepeal siin kirjutate, et ma ei tea, kas meili või helitada, ma ju maksin selle arve eest, siis jah, võib olla, tahtsite selle arve eest küll maksta, aga eelmine arve oli teil tasumata, siis arvestame selle esimese arve ikkagi või vanem arve ikkagi esimesena maha. Et süsteem vahepeal ei jõua lihtsalt ka uuendusi teha, aga üldiselt peaks see protsess niimoodi toimuma. Nii, vist sai nüüd enam-vähem kõik kenasti kaetud, et võiks olla rohkem punkte. Ja, siin on veel korraks väike ülevaade nendest ettevõtetest, kus kohast arved tulevad ja kuhu siis peaksite kandma, et kõik kontonumbrid, pangakontonumbrid on ka siis arvetel mängitud ja makse saaja on ka seal kenasti olemas. Ehk siis palun jälgige seda infot, et kust kohast see arve tuleb, et kuna arved tulevadki 3 riigist eraldi, siis palun makske ka vastavatesse riikidesse. See jääb kõikide tööd ja protsesse lihtsamaks, et ei ole vaja edasi-tagasi infot või neid makseid tõsta ja saata. Meil on küsimuste vooru 2. Ühed küsimused käisime läbi. Täpsustusi siis andke siin märku. Kas võtame siis küsimused nüüd siit jutuaknast? Võtame esimesena äkki chati ette, eks ju. Ja siis vaatame juba jooksvalt. Alustamegi täitsa siit algusest. Tatjana on juba täitsa alguse poole küsinud, et mida tähendab LOG. See ilmselt tuli siis siit supplier süsteemist, et arve taga on log and other fees. Et see siis on logistika lühend lihtsalt, et logistikatasud ja muud tasud on siis selle MP arve peal. Ja ühe arve peal siis ongi cross-docking fees, mis siis on 1 euro tellimuse eest. Ehk siis see cross-docking ongi see logistika teenus, kui te kasutate meie ladu tarnimiseks siis Eestis, Lätis ja Leedus. Ja kas saab arveid eraldada, et tasumisele kuuluvad arved tuleks eraldi ja teised raportid koos MPC arvega eraldi? Me saame teha selle ettepaneku, kuid paraku see on automaatne süsteem, et kõigile müüjatele saadetakse need korraga välja ja ühes e-mailis siis, kas ma saan õigesti aru, on siis MP arve ja MPC arve on ju. Et paraku jah, et need tulebki siis eraldada ise.
et hetkel ei tea, et muutuks. Aga kui te lähete sinna finance sektsiooni, siis nad on ilusti eraldatud ja te näete, et need on juba paid staatuses, ehk siis nende pärast ei pea muretsema, et siis ainult vaadata sealt ülevaadet, et mis teil on unpaid staatuses. Ja ma lisan, et arve peal on ka kirjas, et arve on makstud. Et paraku, et kui nüüd soovid jah, et need tuleks eraldi e-mailiga, siis me sellised nagu, et ühele müüjale teeme niimoodi saadame, teisele müüjale saadame teistmoodi, me sellist filtreerimist nagu paraku teha ei saa. Nüüd... Eks ju? Kuidas? Et vähemalt hetkel veel, et hetkel võib-olla kõik võib muutuda. Nüüd on küsimus siis, et kui minu tooteid ostetakse Leedus ja ma teen arve, kas ma siis teen ilma käibemaksuta arve? Teie ei pea otseselt ise arvet tegema. Ma saan aru, et siin tuleb üks küsimus veel. Kas ma teen lõpptarbijale arve või pigule? Ehk ikkagist ise nagu arvet tegema ei pea, et meie süsteem genereerib kõik arved, et kui te ei ole OSS-is nüüd OSS-iga liitunud, siis see arve tuleb 0% käibemaksuga ikkagist teile. Ja te ise, et kui te hakkate Leedus käibemaksu kohustuseks, siis me teeme vastava muudatuse ja siis hakkate saama, siis hakkab klient saama ja. Tegelikult üks väike täpsustus, et müüjatel on sellepärast, et meie müügimeeskond alguses küsib, et kuidas te tahate nii-öelda arveid klientidele välja saata, et kas me genereerime need teie eest või saadate ise, ütleme siis koos pakiga, et ongi nagu neid kaks varianti. Ja nüüd seoses sellega, et kui te teete neid arveid nii-öelda ikkagi ise, soovite neid teha, muidugi lihtsam oleks läbi meie süsteemi, siis me genereerime automaatselt ja lähevad nii kliendile kui siis teile, eks ole. Aga kui te teete ise, siis sõltub nüüd sellest, et kas Läti või Leedu ostja oli ettevõte või ta oli ikkagi eraisik. Et kui ettevõte on käibemaksu kohustuslane, siis te peaksite tegema ikkagi 0% käibega, eks ole. Peaks vist olema seda pidi. Et kui on eraisik või on siis ettevõte, kes ei ole käibemaksu kohustuslane, siis ikkagi arved lähevad nii nagu tavaliselt, ehk siis käibemaksu ka. Nii nagu Eestis. Nii nagu Eestis. Ja, aga kõige õigem info tuleb alati teie enda raamatupidajatelt. Seda tulete meelde. Igaks üks. Täpselt. Ehk kui te saate kõik arveid alati avada ja kui teil raamatupidajad ütleb, et siin on viga, siis saatke meile ja me saadame jälle omakorda oma raamatupidamisse ja teeme kiire kontrolli. Järgmine küsimus siis, tundub, et te arvestate FI% koos käibemaksuga summast ning lisate sinna veel käibemaksu otsa. Tiina, kas sa tahtsid? Ma tahtsin sellele eelmisele veel, et kas arve läheb lõpptarbijale või pigule, et võib-olla räägiks selle üle, eks ju, et jah, et ta arve läheb lõpptarbijale, mitte meile. Meile ei ole vaja mitte ühtegi arvet esitada. Et see läheb lõpptarbijale, aga kõige lihtsam ongi tegelikult ikkagi see, kui meie teeme teie eest arved ära, siis jääb see peavalu ära, et mis protsent või kellele või mis, et siis oleks nagu, ma arvan, et see on kõige lihtsam. Nii, teeme edasi minna. Et kas Ago mõtleb, et te arvestate FI%, et siis commission fee, jah? Et nüüd jah, komisjon tasu arvestatakse siis sellest summast, mis on siis Kaup24 lehel see lõplik summa kliendile. Et sealt me et raportitest te näete siis ära ühe summa, mis on ilma käibemaksuta ja teine summa siis käibemaksuta. Aga me ise sinna midagi veel ei lisa, et kõik arvutused on selles suhtes raportites näha. Aga jah, käibemaksuga lõppsummast võetakse käibemaksuga komisjoni tasu maha. Nii, Anneli on küsinud, et miks käib käibemaksu arvestus komisjoni tasu protsendiga, mitte toote hinnaga. Kas mu kolleegid? Ma nagu hetkel võib-olla ei saa 100% aru, aga... Võib-olla, et kas Anneli äkki saab natuke täpsustada käibemaksu arvestus? Aga no äkki Anneli mõtleb seda, et miks me võtame komisjoni tasu selle protsendi veel lisaks äkki sellele toote, võtame siis sellele, paneme selle kõmmi nagu lisaks juurde suures pildis või?
no üldiselt nõus. sellega on nüüd see asi, et meie peame kasutama seda hinda, mis on süsteemis, et kuna see on lihtsalt seadus, kuna me oleme selline platvorm, et konkurentsiseadused ja erinevad, meil kehtib väga palju piiranguid ja seadusi, ja tänu sellele me peame võtma selle summa aluseks, mis on pandud süsteemi teie poolt. Et jah, et muidugi see on nagu loogiliselt võttes teie poolt on see juba käibemaksuga, aga meie peame selle võtma arvesse. Ja kuna meie peame panema teenustele käibemaksu otsa seaduse kohaselt, siis läheb sinna see käibemaks ka veel lisaks. Järgmine küsimus on siis Reelikalt, et tellimus on completed staatuses, müüja andmed on sisestatud My Accounti alla, kuid arve on sellegipoolest juba augustikuust laekumata, milles võib olla probleem. Nüüd ma arvan, et raha ei ole siis laekunud meie poolt, et kui näiteks Reelika võiks näiteks öelda, et mis kuupäeval on completed staatusesse see tellimus läinud, siis võib-olla saame päris kiiresti vastuse. Siis ikkagist on mingisugune võib-olla tehniline probleem, sest et juulist on läinud completed staatus, seda oleks pidanud siis 20 augustile laekuma. Et võib-olla Reelika siis kirjutab oma kliendihaldurile, Stenile, ja Sten Martin uurib siis, et kas see on mõnes raportis, et me käime augustikuu perioodikalid läbi, igaks juhuks vaatame, et kas on äkki üks tellimus jäänud tõesti aruandest maha või mingi tehniline viga. Järgmine on siis Leedu teemal jälle jätkame. Kui minu tooteid müüakse Leedus, siis mis saab jaehinnast? Kas ettevõte saab selle hinna käibemaksuga ja eraisik sama hinna ilma käibemaksuta või kuidas see toimib? Jah, see toimibki täpselt nii. Et ettevõte saab selle hinna käibemaksuta ja eraisik saab selle siis nii nagu on. Süsteemi pandud. Nii, aga praegu siis need küsimused saime siit lahendatud. Ma loodan, kellelgi on muidugi lisaküsimusi, siis võite täpsustada ja võite ka vabalt mikrofoni tööle panna ja küsida meilt ka veel midagi. Juba tuli siia ka. Kas ma saan õigesti aru, et Läti, Leedu ja tulevikus ka Soome müükidel on komisjoni tasu käibemaksu võrra suurem ehk 20% komisjoni tasuga, toote reaalne komisjoni tasu on 24%. Jah, et komisjoni läheb alati käibemaksu otsa, kuna see on teenus ja me peame panema teenustele käibemaksu otsa. Aga kas me ju ei pane Läti ja Leedule praegu käibemakse minu arust. Me peame seda täpsustama natukene, siis Soome kohta meil üldse hetkel info puudub ja seal on palju kõrgem muidugi see käibemaks kui meil Baltikumis. Et me peame seda siis vaatama korra, sest kui ma nüüd ei eksi, siis minu arust raportites ikkagi Läti ja Leedu omades komisjoni tasul ei ole otsas. Me räägime Lätist ja Leedust. Ja, see peaks olema nii nagu on. Aga see jällegi oleneb nii paljudest asjadest ju ka, et kes on käibemaksu kohuslane, kes ei ole, kes on OSS, et see on kõige kindlam on see ikkagi oma raamatupidamises kõigepealt selgeks teha ja siis. Oma raportis jah, et kui te saate Läti või Leedu raporti, siis te näete seal täpselt ära, et mis teil on tehtud, mille pealt on arvutatud käibemaks maha. Siin nüüd on seda ühte küsimust mitu. Jah, Michael on vist ka kinnitanud, et nii on Jürile. Komisjoni summa tegelikult ei sõltu, et ma siin on küsinud, et komisjoni summa ei sõltu, see on alati see, mis läheb kirja, aga lihtsalt, kuna ma ütlen, et see on teenustasu, siis seal lihtsalt sõltub
meie peame esitama teile arve ja me ei saa arvet esitada nulliga, kui see on loogiline. Et komisjoni tasu on ikkagi see, aga lihtsalt kuna teenusele läheb siis käibemaks otsa, eks ju, et olenevalt siis, et kust riigis see tulu tekib ja teenus. Et see tegelikult ei lähe topelt käibemaksustamise alla, aga palun, et te võite seda, eks ju, oma raamatupidajalt üle küsida ja kui teil on mingi mure või küsimused, siis muidugi kirjutage meile, et meil on ka juristid, eks ju, kes on selle kõik paika pannud, et see kõik tehakse seaduse kohaselt, et midagi nagu Pigu ei ole ise midagi välja mõtelnud, et kõik on ikkagi juristide ja raamatupidajatega kooskõlas. Et see teema lihtsalt on meil enne ka üleval olnud, et ma tean, et me oleme enne ka sellele vastanud. Aga muidugi, kui teil on ikkagi mingi nagu segadus või mure või te arvate, et midagi pole õige, siis kirjutage meile ja me võtame ühendust nagu vastavate inimestega ja anname teile ametliku vastuse sellele. Jah, et me genereerime ikkagi selle järgi, et mis süsteemis meil info on, et kui seal seda käibemaksu infot ei ole, aga nüüd näiteks on ikkagi tekkinud teil mingisugune protsent arvele, siis me oleme need ikkagi parandanud enda poolt, et süsteemis ikka vahest tekib vigu. Et sellepärast alati vaadake need arved üle koos oma raamatupidamisega, et me saame alati parandusi teha, kui on läinud. Kui oleme teie eest teinud kogemata mingi vale käibemaksu arvele. Et selline jah, et selline see süsteem meie platvormil on. Ja... Suures pildis tegelikult on see, et kuna meie see platvorm ikkagi töötab samadel põhimõttel, mis siin maailmas nagu suuremad teised platvormid, et kui me võtame nüüd Amazon, siis suuresti seal peaks toimuma samamoodi see maksustamise süsteem, et ma saan aru, see kindlasti tekitab küsimusi, koera haukumist lihtsalt korra kuulda, aga see peaks täpselt samamoodi ikkagi toimima nagu Amazonil, et kuna seal on see asi niimoodi välja töötatud, siis meie selline väike copy-paste oleme sealt teinud ja ütleme nii, et leedukaid teades, kuna leedukad on siis kogu selle platvormi nagu loojad ja nemad on väga punktuaalsed kõikide seaduste teemadega, siis ma arvan, ja palju neid advokaatidega koostööd tehakse, siis ma arvan, et see on ikkagi väga läbimõeldud teema, et meil endal ei ole siin väga palju nagu midagi juba rääkida. Ja, et sellest käibemaksust ilmselt siin saaks veel pikalt ja laialt rääkida, eks kõigil on oma protsendid, oma kategooriad ja eks nendest saab igaüks ka oma kliendihalduriga edasi rääkida, et kui on ikka mure, midagi on liiga palju, et kirjutage meile, et kõigele on lahendus, et me anname samamoodi omalt poolt hästi palju tagasisidet raamatupidajatele ja oma otsestele ülemustele, et hetkel loogika on selline ja seda me hetkel muuta ei saa, et kõik toimub selles suhtes süsteemi järgi, et kui on nüüd ikkagi individuaalselt veel ettepanekuid või tahaksite probleemist veel rääkida, siis me väga ootame siis kas kõnesid või e-maile. Et kui nüüd muid küsimusi seoses raportitega või arvetega veel või raha laekumistega, et siis võib-olla saamegi täna juba otsa kokku tõmmata, et kell on 12 ka saanud, et tunni aega praegu arvestanud. Kui keegi tahab veel küsida, siis julgelt võite küsida ka mingeid muid teemasid äkki. Ma lihtsalt väike täpsustus Jürile, et mis ma Amazoni all mõtlesin, on see, et mitte nüüd Eesti müüja, kes müüb seal Amazonis, vaid lihtsalt Amazoni enda nagu see struktuur, et kuidas nad on toimetanud seal, ütleme siis, või müüja on näiteks Inglismaal või kus iganes muud riigis, siis kuidas nemad seal enda on toimetavad. See protsess vist peaks olema sama. Ikkagi teeme suurest pildis seal seda koopia platvormi. Põhimõte on ikkagi et seal on see, et me ei tohi puutuda müüja hinda.
me ei tohi seda hinda, see hind, mis teie süsteemi panete, meie seda ei tohi kuidagi alandada või tõsta ja sealt tulebki lihtsalt mängu see, et miks süsteem võtab sellest hinnast protsendi ja paneb käibemaksu, et nii see kahjuks on, lihtsalt kuna see on selline teistsugune platvorm. Et seaduse kohaselt meil ei tohi seda hinda puutuda. Ja Jüri õigus, et jah, et see on juba järgmine teema meil, et kui hoiustada kuskil ja müüa otse teisest riigist, siis jah, seal peab olema kindlasti käibemaksukohuslane. Eks see pigem lihtsalt ongi selline, nagu siin ka varem mainis, et selline loogika küsimus või kas on nagu normaalne, aga nii paraku töötame, meie käed on seal seotud, et me ei saa seda protsessi enam muuta. 3000 müüjad kasutab hetkel seda ja palju meil on siin Baltikumi peale. See tundub, et nii on. Võt, et kas tuli veel üks küsimus? Ja, et hinnad käibemaksuta. No see ongi täpselt seesama, et selline see süsteem meil hetkel on, et seal on see lõplik. Nagu näete, me siin ringitame samade vastustega lihtsalt erinevad sõnastused lausetel. Aga siis ma arvan, ongi mõistlik praegu lõpetada. Me väga oleme avatud seda siis iga üks oma müüjaga ja kliendihalduriga siis edasi selles suhtes teemat arendama, et kui kellelgi on soovi ja huvi veel sellest vestelda. Aga praegu vist saamegi otsa kokku tõmmata ja siis täname teid, et liitusite meiega. Et teema on pikk ja lai, nagu näete, küsimusi ja mõtteid jagu. Et kindlasti uurige oma raporteid, mis te saate, kirjutage meile, kui on küsimusi ja järgmise reedeni juba. Aitäh! Loodavalt oli produktiivne ja informatiivne. Head reedet, head nädalavahetust!